till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Tere tulemast tagasi siia kanalile. Nagu te pealkirjast näete, siis me oleme Soome jõudnud omadega. Ma näitan siit korraga. Siuke vaade on vestvoodist. Igatahes jah, praegu siin vaikselt ärkame ja me lähme siis mäele täna. Ühesõnaga, täna on kolmapäev ja me oleme siis kuni pühapäevani siin. Nii et ja ma ei ole nii ammu, me käisime viimati 4 aastat tagasi, nii et ma olen väga excited. Aga ja eile siis hakkasin hommikul sõitma kell 6. Sõbrad võtsid meid peale, 7:30 oli laev. 2 tundi sõitsime ja 9:30 hakkasime Helsingis sõitma ja me jõudsime siia Rugasse eile õhtul kohale mingi 7 vist umbes või. Ehk siis suht pikk sõit oli ikka autoga. Aga jah, vähemalt saime ilusti vahele ja nüüd jah, sõime oma hommikusöögi ära ja siis lähmegi varustust laenutama. Ja kui sa ei ole veel subscribe inud, siis mine tee seda nüüd. No mis viga niimoodi ärgata. Laud on kaetud, kokadadid teevad süüa. Aga jah, päris ilus on siin ikka igal pool siuke muinasjutumets ikka ümberringi. Räägin selle ööbimise kohta siis ka natuke, et me oleme siis siin 5 ööd ja magamiskohti on siis 6, all on siis 2 ja üleval on 1 magamistuba ja see on siis 2000 € 5 ööd. Ma ei tea, minu arust nagu siuke ilus, armas maja, kõik on olemas, mingid söögi ja asjad. Ma ei tea, maitseained olid siin olemas ja ühesõnaga armas maja. Ja suus outfit. Ühesõnaga, me lähme võtame nüüd, laenutame mingid lauad ja asjad, mul on lauda vaja ja saapaid. Ja siis õnneks siit samast lähevad kondlid ka üles, sest ma vihkan selle ankru ja nendega üles minemist, nii et vähemalt siit saab selle kohe pärast ülesse. Tahad outfit checki teha? Karlil on lihtsalt kogu varustus olemas. Ei ole asi meile kukustada. Nii, sain siis oma varustuse kätte. Laud ja saapad rent läks 3 päevaks 127 € ja siis 3 päeva määrent oli 156 on ju. Nägu jah. Mäepilet 3 päevaks 156 €. Nii et jah, selles mõttes ikka. Ei no, ta ei ole kallis, kui sa mingite Alpidega võrdled. Aga me oleme Soomes. Ühe nii-öelda selles lifti passi eest maksad ju mingisugune 300-400 €, sõltuvalt mis sa lähed. Nojah, aga siin tundub päris lahe. Me eelmine kord käisime Tahkos ja me ei ole muidugi praegu siin mäele jõudnud, aga siin tundub vähemalt kuidagi nagu suurem ja lahedam. Siin on see skiresort ka Tahkos nagu tükest. Ja siin on jah see ski village või mis iganes skiresort. Siin on jah mingid igasugused kohvikud, restoranid, mingid spordipoed, rent. Ühesõnaga jah, siukest nagu tegevust on natuke rohkem siin. Ja -12 on täna. Mul hakkas seal sees nii palav, nii et ma loodan, et mäe peal on siis ka vähemalt soe nüüd. Me tulime nüüd siis vahepeal siia mis iganes restosse baari
mis iganes. Karlil läksid prillid jäässe, ta võttis need korra eest ära, nii et nüüd me tulime neid siia kuivatama või soojendama. Ja 2 korda oleme alla tulnud ja mina olen täiesti algaja, ma nagu õpin alles. Siis oligi 4 aastat tagasi käisime, siis ma hakkasin lauda proovima. Niimoodi vaikselt nagu tagakandi peal sain ilusti ja natuke nagu pöörata ka seda essi ja täna ja selle ma sain eelmine kord vist mingi, ma ei tea, 3.-4. päevaks ja nüüd juba praegu ma sain teisel mäel ja ma sain juba siia tagakandi peale, et nii lahe, ma olen nagu nii excited praegu, aga ühesõnaga natuke sooja sisse. Nii et tegime mingid firebalid. Tööma hakata, eks ole. Tundid 40 dosi. Käsidi väriseb. Cheers! Cheers! Ma ei ole seda kunagi joonud, aga kõik räägivad sellest viimasel ajal. Ma sõnum, et käsi väriseb nii. Võite kõik ära. Oh my god. See maitseb nagu glögi, aga ülikange. Läksime, võtsime siis veel ühed Baileys kakaod ka ja see väike kruus maksab siis 1 on 13 €. Et selle eest ikka oskavad siin küsida. Aga no väga hea on ja nii, mul hakkas tagumikul nii külm, nii et äkki teeb natuke sooja sisse. See oli siis praegu see koht, kus me käisime istumas ja siinsamas on siis need mäed kohe, kus me üles läksime. You show me your pretty girlfriend, who is she? I'm just trying to know if you wanna be with me, with me, with me, with me, with me, with me, with me. If you wanna be with me, with me, with me, with me, with me, with me, with me. If you wanna be with me, you got me hypnotized by the way you look at me. Baby, don't you like you know your body too? You show me your pretty girlfriend, who is she? Just trying to know if you wanna be with me, with me, with me, with me, with me, with me, with me. If you wanna be with me, with me, with me, with me, with me, Mattis ka, kes seda kõik siis oleks pidanud sulle kohta, tahab jõuda. Mattis tõi diabeeti meile. Mina võtsin ennem ilma vahukooreta, aga Mattis tõi mingite marshmallowite ja... Mattis on alati, kui ma ei hakka kord. Siin on vahepeal täiesti pimedaks läinud. Aga päris mõnus on, aga natuke hakkab ikka jahe nagu tagumikul. Ilmselt sellest siis, et kui ma lauda jalga panen istuma, saab külmada ära. Muidu nagu väga mõnus. Väga mõnus. Aga täna vahepeal jälle nüüd sooja tagasi. Või aitab küll tänaseks. Viisime asjad autosse ära. Siin on täiega hea seega, et see parkla ongi kohe nagu siin selle Villitsi või Skiiresardi või mis iganes see on maa all. Ja siis tuled siit trepist ülesse ja siis sa oledki juba siin resordis kohal. Nii et vahetasime saapid ära ja nüüd lähme sööme kuskil ka siinsamas. Ja õhtusöögi polegi just päevatsi söönud ainult. Ja neid šotte teinud. Ühesõnaga, tuled siit kohalt. Ja siis sa oledki juba siin. Siit olid need esimesed kondlid. Ja siis jah, vaatame kuskil siin mingi söögikoha nüüd. Võtame siin samas siis mingi sööke koht. Näeb suht kena välja. Ikka. Võtsime selle kanaburgeri. 20 €. No nii. Spicy või? Nii, päev 2. Minu väike hommikusöök. Koht. Me olime siis eile põhimõtteliselt 6 tundi mäel. Mingi 12 vist saime esimesed... Ei. 12 saime varustuse kätte äkki või? Ma ei tea, ühesõnaga põhimõtteliselt 6 tundi olime mäel, küll vahepeal käisime seal all soojendamas, aga jah, ikkagi terve päev, nii et keha oli ikka nii väsinud õhtul.
ja nüüd täna ka nagu käed on veits valusad, sääred ja no mul põlv ka hästi, no oleks siis ma kukkunud mingi hoo pealt või teinud mingit trikki, aga reaalselt nagu skeitisin, siis üks jalg oli lauast väljas ja ma ei tea, seal oli mingi jää ja ma lihtsalt põhimõtteliselt kukkusin koha peal ja põlvega siis sinna sidemete otsa ja mingi normaalne muna on põlve peal püsti. Aga no õnneks täna vist on ikka natuke parem, nii et loodan, et saab normaalselt sõita, sest eile sinna peale enam ikka kukkuda väga ei saanud, nii valus oli lihtsalt. Aga jah, täna siis jälle sööme hommikusöögi ära ja tahakski natuke varem juba minna. Aga täna on vist natuke külmem ka. Eile ka seal mäe otsas, ma arvan, et see tajutav temperatuur oli võib-olla mingi -25, siis see oli lihtsalt ikka jõhkralt külm. Aga jah, allpool oli nagu mõnus. Päev 2 tehtud. Täna olime siis vist mingi 4 tundi äkki või. Paar korda käisime seal all, tegime pausi ka, aga keha on ikka eilsest nii väsinud, nii et tänaseks aitab. Äkki homme on siis jälle natukene parem. Tunne ka kuidagi, see keha ei tule nii hästi järgi täna, kui eile oli siuke värskena minna. Nii et täna nüüd puhkame rohkem ja vaatame, käime siin niisama ringi. Jõhker, mis päikseloojangut siin ikka on. Nagu toast on siuke vaade lihtsalt. Väga ilus. No, kuidas hindad? Päev number 2 mäel. Tahad sa oma kukkumistest rääkida? Ei kukutud väga palju. Kõik on nii väsinud, et keegi ei räägi tavaliselt peale seda mäel käimist. Kõik on oma ette ja vait. Mõtlesime, et lähme käime seal Põhjapudra farmis, aga see pandi täpselt kell 4 kinni ja me jõudsime mingi 4:19 sinna. Siis vaatasime Husky farmi, ei saa ka minna niimoodi. Või see oli ka kinni, aga sinna peaks ette vist bronnima ka. Nii et siis tulime siia Sammaruga Villitsisse tagasi ja vaatame, käime mingites poodides. Võib-olla soopame natuke. Aga selle autoga sõites tuli siuke väsimus peale, et hea meelega läheks praegu magama kuskile. Või noh, mitte kuskile, aga koju. Nii ilus on siin ikka. Kuskil see on parem. Mingit igast tavaari. Põhimõtteliselt kogu varustuse saaks siit osta ja just laedaid asju. Siin on afterski vist. No, tantsi.
päevas tahaks ka niimoodi olla sulle. Saad sauna minna tühja kõhuga pärast söömist. Tulime siis siia steakhouse'i, mõtlesin, võtan tartari ja see on nagu... Ongi tartar. See on lihtsalt nii väike. See näeb siuke välja nagu on selles kuradi see Max de Moritz akli. Tartar. Lõnn. No sul on vähemalt, me tulime täna, et me tuleme kuskile mujale, et me ei söö burgerit enam. Aga tundub, et sa tegid õige valiku ikkagi. Aga sul ei ka tartari. Nobody find it's a Coca-Cola. Hold on. No one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, get racks in the morning. Starboy on the phone named Marin. Feels like Brazil, how the man them ballin'. Shoot my shot, then I'm scoring. No one does it better. Body curving, how she swerving like a traveler. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a traveler. Suusapäevad tehtud, 3 päeva siis olime mäel, kõik on elus terved, nii et läks hästi, lihtsalt kogu keha valutab, lihased ja nendest kukkumistest ikka mingi liigesed on suud tagurpidi. Õnneks midagi hullu ei ole. Ei, lahe jah, ja täna hakkas lund täiega sadama, ülimõnus oli siin neid viimaseid laskumisi teha, oligi nagu see mägi oli nii puudrit täis ja siuke hästi mõnus. Aga jah, täna siin vist on mingi sealt tuleb mingi muss. No mingi festival vist täna või midagi niisugust. Festival. Nii et jah, mingi 90-ndate muss vist peaks seal olema. Nüüd või me anname varustus ära ja siis ma arvan, et käime kodus pesemas ja eks siis vaatame, kas me veel teeme midagi. Sest homme tahaks minna põtru vaatama veel, võib-olla Huskisid ka vaatama ja saanidega sõitma. Nii et homseks jäävad kõik need muud tegevused, siis homme enam mäele ei lähe. Mida sa hindad? Mäge, mäe sõita. Sõita või? Jah. Mis skaalal? Mäe skaalal. No Soome kohta väga hea. Aga väike. Mulle meeldis. Minu jaoks siuke mõnus harjutamise koht. Matis, tahad anda ka oma hinnangu? Millele? Mäepäevadele. Mis sa andsid? Ütlesid Soome kohta väga okei. Rahuldav. Liud jäävad lühikeseks natuke. Nõlvad on lühikesed jah, aga see ongi Soome. Parem kui Eestis. No parem kui Kutsekas jah. Ja parem kui Tahko. Jah, parem kui Tahko küll jah. Ühesõnaga, mulle meeldis. Meie õhtusöök siis pippuripippi ja riibaisteik tegelikult. Ja see asi, ma ei tea palju see maksis. 43. See asi oli 43 eurot. Nagu what the fuck. Sama, neil on see asi oli, see oli see turpan ja siuke praad on siin 58 eurot. Ja minul on siuke 17-eurone Caesari salat. Ainuke normaalne viivaib muidu. Meil on siis täna laupäev ja me tulime nüüd vaatama siia Põhjapõdra farmi, et kas me saame neid põtru ka näha. Vaatame, peaks nagu lahti olema täna. Jõhkralt ilus on siin ikka igal pool. Siuke muinasjutumets. Saime siis sellele bronnida ja see on siis 27 € nägu. Lähme sinna farmi ja kella 2 saame siis minna, nii et meil on veits aega nüüd. Mõtlesime siis, et tuleme vaatame nii kaua Huskisid, kui põtradeni on aega seal kella 2-ni. Aga siin ka nagu aed on kinni ja ma ei tea, siin peab igale poole vist ette bronnima, kui sa midagi teha tahad. Nagu et lihtsalt tuled ja astud aeda sisse, nii siin väga vist ei ole.
nii et me näeme siit, üks husky on seal. Cool. Ja siin on mingi number, me helistasime sinna, aga keegi vastu ei võta. Keegi ei võta vastu, nii et näeme. Ei näe siis vist huskysid ka. Väga huvitav, Soome blog tuleb. Nojah, aga ise lollid siis äkki, et me ei bronninud õhtele. Ei tea. No vähemalt põtru me näeme kell 2. Aga no, rahat huskysid oleks taht näha. Aga see oli ka mingi normind, mingi 15 gildine see ring maksis vist 270 € nagu või midagi siukest. Korralikud hinnad ikka siin Soomes. Ja üldse nagu mega kallis, näiteks Red Bull maksis 6 €. Siis see Baileys kakao 1 maksis 13 €. Bailey'se kakao peale läinud mingisugune 120 või 40 €. Mis veel väga kallis oli? No sinu see täielik talanahk. Ei, ta ei oleks kallis, kui ta oleks hea olnud nagu. See oli lihtsalt nagu... Aga see oli halb. See oli nätske liha. Närisid seda nagu mingi nätsu seal ja see oli siis mingi 40 midagi €. Et hinnad on korralikud, aga selle eest ei saa nagu väga midagi siin. And when the babies are born, they are just really small, just teeny tiny. And then mother... Because of motivation for me. Kui talv saab läbi, siis need samad põdrad lastakse loodusesse tagasi. Nii et ma arvan, et neil on suht enam-vähem okei elu isegi. Ja siis neil on GPS-id kaelas. Paljud tulevad, kui talv hakkab tulema, siis paljud tulevad ise tagasi, sest nad teavad, et siin saab süüa. Ja kes tagasi ei tule, siis omanikud näevad, kus nad on ja siis nad toovad nad siia tagasi tööd tegema talveks. And walk there to the middle. So they know that I always come with the food. So they are the Ja sa pead tegema neile niimoodi, et nad näeksid, et sul süüa pole, muidu sa võid sarvedega saada. Põdrad viskavad oma sarved maha iga aasta ja siis nad kasvatavad uued sarved. Haluatko sinä? Joo, entä sinä? Anna. Kuule vähän pekta ka veel. Nii palju tänu. Siis meil on siin veel tegemata, siin on mingi siuke roller coaster. Nii et lähme siis teeme sellega ära, siis on need ekskursioonid tehtud. Sõit oli vähemalt ülilahe, see oli siis, me saime 35 €, 2 tükki siis ja ma ei tea, mingi paar minti kestis see sõit. Aga ma ju filmisin ja lihtsalt näpud olid nii jääs, nüüd on mingi jumala punased. Aga jah, see oli lahe asi, mida siin teha. Nii, käisime siin mäe all veel söömas ära. Siin oli üks koht, kus oli nagu kõige normaalsemad söögid, mis me siin söönud oleme. Täiesti normaalse hinnaga, siuke bufeelaadne. Väike praad oli 10 € ja suur oli veits rohkem. Aga jah, väga head siuksed kodused söögid võrreldes siis nende söökidega, mis siin mujal on olnud, et mingid ülikallid ja mitte nagu kõige parema maitsega. Nüüd lähmegi sinna majja tagasi, pakime asjad kokku ja algselt me tegelikult pidime täna söö ka veel siin Rugas olema,
aga mõtlesime, et hakkame täna juba vaikselt Helsingi poole liikuma, sest muidu oleks homme jälle see mingi 9-tunnine sõit. Et hakkame vaikselt minema, et siis on ära poolitatud, et ei pea jutt nii pikka sõitu tegema. Karl jookseb seal. Peaga kaamerasse. Miks sa nii tegid? libistada, aga ei libiseda. Igatahes on. Ja siin läheb päike ka nii vara looja, kell on mingi 4 saab kohe ja juba on siuke hästi hämar. Aga ei, mõnus koht. Lapimaa on mega ilus. Aga järgmisena tahaks nüüd minna kuskile Alpidesse ikkagi. Tulime sõitsime siis ikkagi eile õhtul või öösel veel Helsingisse välja. Alguses plaanisime Kuopioos teha peatused, ööbime seal, aga ei olnud veel keegi nii väsinud, nii et siis sõitsime Helsingisse välja, ööbisime siin. Ja nüüd siis hakkamegi sättima varsti ja lähme sellele 1,5-2 laevale. Nii et jah, selline siis oli meie see suusareis. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Kui meeldis, siis pane palun like ja subscribe ja näeme juba järgmises videos. Tšau!